Ja suur aitäh! Ma seekord räägin oma emakeeles ja eesti keeles. Esiteks ma soovin jõudu meie Poola kolleegidele. Loodame, et peate ilusti vastu. Eelmisele kõnelejale ma tahaksin märkida, et kui see Poola kohtunik, kellega teie rääkisite ja kes oli lubanud oma vandega kaitsta Poola õigussüsteemi, siis tema pidi küll oma vande andma Nõukogude Liidu ajal Poolas, kui Poola oli okupeeritud Nõukogude Liidu poolt, sest vastasel korral teda ei saaks ju vallandada uue seaduse järgi. Seega ta ei töötanud mitte Poola nimel, vaid kommunistliku režiimi nimel ja te võite öelda siin häbi, aga õppige ajalugu. Teine asi, ma tahan öelda, et 3 kuud tagasi olid Poolas valimised ja 43% inimesi toetas konservatiivset erakonda Poolas. 43%. See on fakt. Neil on tugev mandaat reformideks. Kolmas, kui me räägime rule of law'st, õigusriigist ja väärtustest, ma lõpetuseks ütlen. Ja olge palun härrasmees, järge segage vahele, te võite ka vaikida, siis kõneleda. Ma tahan öelda, kui me räägime väärtustest. Ennem oli siin debatt teise maailmasõja temaatikast ja ma kuulsin mitmeid kõnelejaid, kes pidasid austusavaldusi kommunismi, Nõukogude Liidu, Punaarmee peale, mismoodi nemad päästsid maailma. Ma tuletan meelde, kas see on tõesti kooskõlas euroopalike väärtustega, et kiidetakse režiimi, kes tappis 20 000 Poola ohvitseri Katõni metsas. Kas need on Euroopa väärtused? Mõelge selle üle. Aitäh!